kas sa saad oma käsi liigutada nii kiiresti, et ma ei näegi su käsi enam? Nägad põskade peale. Mis päev täna on? Teeme veel sellise asja, et hingame sisse, puhume oma palli suureks. Ja välja. Ringi ümber ringi jooksevad need, kellel on jalas mustad sokid. Ringi ümber ringi jookseb see, kes armastab jäätist. Nüüd on selline lugu. Nii, sina oled minu paariline ja mina seisan peegli ees. Ja sina oled minu peegelpilt. Ja, vaata siia, ma juba, nii, kui mina just, et minu peegelpilt teeb täpselt järgi, ja? Ja näoilmed ka. Saab temast erinevaid kujusid voolida. Ja. Nii, et puuduta siis õrnalt, eks ju. Just. Sa võid vaadata, kuidas sa tahad teda mõjutada. Võib-olla sa tahad hoopiski ta istuli aidata. Nii, teed oma kuju valmis. Mina võtan kuju. Ja sina järgmisel minust edasi. On 3 märksõna, jah? Alt läbiminek, ukse avamine, peale ronimine. Nii, 3 märksõna ja nendega liigud üle musta põranda, jah? Kui mina loen 10-ni, mul on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, te mõtlete välja, tõstate ja kui ma ütlen 10, olete jõudnud tõstesse. Ja? Nüüd valite, kas suurem tõstab väiksemat või väiksem tõstab suuremat või mõnda kehaosa. Kes on pikem, läheb kõhuli? Nii. Ja, kes on pikem, läheb kõhuli. Nii. Ja kes on lühem, läheb kõhuli tema peale. Meid tõsteti õhku. Sind tõsteti õhku? Jah. Ma arvan, et see oleks lõbus, kui lapsevanemad tuleksid päeval sinu juurde ja hakkaksid mürama. See oleks väga lõbus. Siis nad saavad aru, miks lapsed on sellised. Nad peavad ju iga päev tööl käima ja et neil on vahelduseks midagi toredat ka vaja teha. Tavaliselt niimoodi suures hulgas ja niisugust rullimist ei toimu. Ja kui keegi ütleb, et nüüd rullid ühtepidi ja nüüd rullid teistpidi, siis oli täitsa põnev. See on 2 aspekti, et üks on see, et üks mälestus on jälle juures ja väga äge mälestus, aga teine, mis on võib-olla isegi ka nagu mitte vähem tähtis, on see, et avastada, et seal enda sees on ikka üks väga väike laps.